Tere õhtust! Täna oli päris huvitav päev. Internet kadus ära. Ei saanud õige aja peale Zoomi teha. Aga mis siis veel võimalik on nüüd? Siis hakkame lugema. Qi tasakaalustamine. Idameditsiinis, näiteks nõelravis, on äärmiselt oluline osa energial. Seda energiat tuntakse Qi või prana nime all. See on elujõud, mis voolab läbi iga keharaku ja läbi kõige elusa. Kui Qi ei ole tasakaalus või on nõrgenenud, kas psühholoogiliste, emotsionaalsete või elustiili puuduvate tegurite mõjul, siis võib tekkida haigus või tõbi. Qi tasakaalustatakse stimulatsiooni või survega. Seda tugevdatakse dieedi, võimlemise, meditatsiooni ja hoiakutega. Akupunktuur on kasutusel olnud juba üle 5000 aasta. Selle õpetuse järgi on kehas 14 meridiaani ehk energiakanalit ning igal kanalil arvukalt juurdepääsupunkte. Meridiaanid on nagu jõed, mis võivad ummistuda, vastuvoolu voolama hakata ja teelt eksida. Ühes kohas võib vett olla liiga vähe, teises liiga palju. Iga meridiaan on seotud kindla elundi ja kindla meeleseisundiga. Olulisimate punktide stimuleerimine, milleks tavaliselt kasutatakse peenikesi nõelu, paneb energia mööda meridiaani liikuma ja loob tasakaalu seal, kus vaja. Lisaks füüsilisele tervenemisele suurendavad akupunktuuri abil esile kutsutud energeetilised muutused psüühilist heaolutunnet, eriti juhul, kui oled depressioonis. Sul on vähe energiat, sa pole iseendaga kooskõlas või kannad muude emotsionaalsete blokeeringute all või kannatad. Akupunktuur on suunatud sisemise tasakaalu hoidmisele, yin-yang energia, meis kõigis olemasoleva naiseliku ja meheliku aspekti tasakaalule. Yin on intuitiivne, vastuvõtlik, pehme, õrn ja laialivalguv. Yang on aktiivne, ratsionaalne, ennast läbisuruv, kõva ja kokkutõmbav. Tasakaalu puudumine nende vahel viib nii psüühiliste kui ka füüsiliste haigusteni. Shiatsu. Shiatsu on meetod, mille puhul mõjutatakse meridiaanipunkte nõelte asemel sõrmede õrna survega. Tegeldakse kogu meridiaaniga, venitades, simuleerides, vabastades tõkestatud piirkondi. Nii vabastatakse Qi voolus tekkinud tõkked ja suurendatakse üldist tasakaalu ja kooskõla. Sellest võib abi olla paljude väga erinevate kaebuste puhul, eriti kui need on seotud stressi, vereringe või seedehäiretega. On olemas ka Shiatsu vees rakendatav vorm, mida tuntakse Vachu nime all ja mille puhul ravi teostatakse soojas basseinis. Lisaks täielikumale lihaspingetest vabanemisele võib vees saada kontaktiga oma allasurutud mälestustega sünnist ja sünnieelsest ajast. Refleksoloogia. Refleksoloogia eriomaste sõrmeliigutustega jalgu, mõnikord ka käsi ja kõrvu masseerides vabastatakse energia, et tervendada kogu keha. Kui energia on kuhjunud või blokeerunud, põhjustades haigust või häireid, siis võib jala mingist teatud osast avastada pingeid ja kristalliaid ladestusi. Neid piirkondi õrnalt mõjutades läbipääs puhastatakse. See parandab vereringet, vabastab pinged ja kiirendab mürgiste jääkainete väljutamist. Vasak ja parem jalg vastavad vasakule ja paremale kehapoolele. Südamepiirkond on vasakul jalal, maksapiirkond paremal. Selgropiirkond kulgeb mööda mõlemaid jala sisekülge, suurest varbast kuni kannani.
Mingite füüsiliste probleemidega seotud piirkonnad reageerivad puudutusele valulikult kui ülejäänud. Kui energiablokeeringud vabastatakse, valu kaob ja inimene tajub kergendust või vabanemist. Võib esineda ka kurbust ja emotsionaalset ärevust, sest energia vallandudes füüsilises kehas kaovad blokeeringud ka hingeeluga või emotsioonidega seotud keskustes. Asend ja liikumine. Kogemused ja tunded settivad kehas lihastesse, põhjustades juurdunud asendeid, liikumist ja käitumist. Pinges õlad ja küürus selg võivad viidata sellele, et me pidime lapseeas oma tunded maha suruma, peites mälestused ja hoiakud kehasse. Kui õpime neid asendeid ära tundma ja vabastama, ei parane mitte ainult kehahoiak ja liigutused, vaid me suudame vabaks lasta ka nendega seotud alateadlikud tunded. Massaaž on üks puudutusega ravimise vanimaid vorme. Seda kasutatakse igat liiki füüsiliste pingete seesmise stressi vabastamiseks. See stimuleerib vereringet, mõjub rahustavalt närvisüsteemile, leevendab valu ja parandab kehahoiakut. Lihaseid mõjutades võime kõrvaldada energiablokeeringuid, päästes elujõu vabamalt voolama ja pannes kogu keha paremini funktsioneerima. On olemas väga palju erinevaid massaažiliike, alates ravi- ja lihasmassaažist kuni lõdvestavate ja süvalõõgastavate tehnikateni. Massaaži saame teha ka üksteisele kodus. Tänu närvilõpmetele ja naha puutetundlikkusele võime tajuda üksteise armastavat puudutust, mis veenab meid, et me oleme kaitstud ja armastatud. Juba see üksi aitab luua sisemist kooskõla ja tasakaalu. Ilma puudutusteta tunneme, et meid ei armastata ega taheta. Samuti võivad tekkida vaimsed häired. Kui me leiame aega, et masseerida kaaslase õlgu või hõõruda tema jalgu, mõjub see väga tervendavalt. Järgmine on rolfing. Ida Rolfi välja töötatud rolfing on meetod, millega mõjutatakse sügaval asuvaid sidekudesid. Ida Rolf mõistis, et kehahoid ja kehastruktuur püsivad tänu sidekudedele ning ka tekkinud aastate vältel kujunenud harjumuste ja tingimuste mõjul. Trauma talletub lihastes ja moonutab neid. Rolfinguga tegelejad räägivad neist moonutustest kui meie enda loodud või meile lapsepõlvest peale pandud piirangutest. Need piirangud loovad harjumused, viisi, kuidas me oleme, liigume, käitume, mis kajastuvad meie psüühikas. Kui vabastame end füüsilisest vastupanust, puutume kokku viha, hirmu või leinaga, siis on meie kehas vangis olnud. Mis on meie kehas vangis olnud? Wilhelm Reich nimetas neid blokeeringuid kehakaitserüüks. Kui traumadest ja pingetest vabaneda, korrigeerib keha ennast ja leiab oma loomupärase kuju. Kehahoiak on taas tasakaalustatud, kehas voolav energia funktsioneerib paremini, me oleme elavamad ja rõõmsamad. Tavaliselt tehakse rolfingut 10 seansi kaupa. Nüüd tuleb siis Aleksandri tehnika. See mahe korrigeeriv tehnika on seotud kehahoiaku parandamisega, et keha oleks õiges asendis ja kooskõlas. Tehnika töötas välja näitleja Aleksander, kes oli kaotanud hääle. Ennast hoolega jälgides märkas ta, et iga kord, kui ta rääkida püüab, tõmbub tema kukal pingesse ning pea liigub taha ja alla. Oma liigutusi muutes suutis ta taas rääkida, sest peale asus Aleksander uurima, kuidas kehahoid, eriti pea, kukla ja selgroasend, mõjutab käitumist ja psüühikat. Selle meetodi puhul on oluline teadvustada, millistesse piirkondadesse pinged kogunevad ja kuidas need ülejäänud keha mõjutavad.
Tegemist on õrna ja suunava, mitte pingutava või jõudu kasutava meetodiga. Aleksandri tehnika seansi ajal keskendutakse mõtete ja liigutuste vahekorrale. Aleksandri tehnika õpetaja annab juhtnööre, kuidas kodus harjutada. Feldenkrais, siis on kui keerulised nimed on kõik. Pärast põlvevigastust kasutas Moshe Feldenkrais oma teadmisi ja oskusi kehast ning võitluskunstidest, et uuesti käima õppida. Nii töötas ta välja terve rea harjutusi, mille eesmärgiks on mitte teha kahjulikke liigutusi. See pehme tehnika, mis ei kasuta jõudu, on otseselt seotud närvisüsteemiga ja tegeleb jälgimisega, kuidas närvide kaudu saadav informatsioon mõjutab lihaste liikumist. Füüsilist keha on võimalik ümber õpetada, vabastades samal ajal vanu blokeeringuid ja mõttemudeleid. Liikumise ja funktsioonide terviklikkuse kaudu keskendutakse teadvusele. Seda tehnikat võid õppida kvalifitseeritud õpetaja juhendamisel ning ise kodus harjutada. Lülisammas, osteopaatia ja kiropraktika. Nii. Ma pean väikse pausi siia tegema. Kohe tulen. Nii. Lülisammas pole lihtsalt keha tugi, see on kogu meie olemise kese. Selgroog ühendab kõiki kehaosi ja suhtleb nendega, hõlmates ka seljaaju, kesknärvisüsteemi ja verevarustust. Nii et iga häire ükskõik millises kehaosas kajastub ka selgroogs. Kui selgroog on kahjustatud või paigast ära, mõjutab seegi kogu ülejäänud keha. Tänu selgroole saame sirgelt seista, täisväärtuslike inimolenditena tegutseda. Ometi kohtleme oma selgroogu pidevalt halvasti, kas halva kehahoiu ja vähese võimlemisega või soovimatute ja tähelepanuta jäetud emotsioonide koormaga. Paljusid haigusi ja füüsilisi häireid nagu peavalud, kõhukinnisus, menstruatsiooniprobleemid ja hingamisraskused võib ravida selgroo asendit korrigeerides. Ka ülejäänud luustik on tähtis, eriti liigesed. Need ühendavad omavahel mõtteid ja tegusid. Nende kaudu suudame väljendada oma tundeid ja mõtteid, tuua elu oma sisemaailma. Kujutle, kui jäigad ja reageerimisvõimetud me ilma liigesteta oleksime. Selgroole ja liigestele suunatud ravitehnikad vallandavad füüsilisi tõkkeid. Issand, mul häälega juhtus. Vabastades samal ajal vastavaid psüühilisi pingeid. 2 peamist selgroole keskenduvat meetodit on osteopaatia ja kiropraktika. Nende tehnika on erinev, kuid põhimõte sarnane. Mõlemad tasakaalustavad närvisüsteemi ja verevarustust, parandavad elundite tegevust, aitavad märgata energiavoolu blokeerivaid harjumusi, mida oleme võib-olla pikka aega eiranud, keha hoiakut ja lihaste asendit ning neist vabaneda. Osteopaadid mõjutavad liigeseid ja selgroogu ning masseerivad ka pehmeid kudesid, vabastamaks blokeeringute energiat ja parandamaks keha struktuuri. Kiropraktika keskendub rohkem selgroo mõjutamisele ja kogu keha energeetilisele tasakaalustamisele. Nendest meetoditest on eriti palju kasu lihaskonna ja luustiku häirete puhul, skolioosist spordivigastusteni, samuti seljahädade korral. Töö energiaga. Meis kõigis on varjul elujõud
Vägi, mis laseb taimel kasvada läbi betooni või kasvatab haavale naha. Energiat ei saa kätega katsuda, kuid seda võib tajuda, tunnetada ja kogeda. Sellesse kategooriasse liigitatud õpetused tegelevad energiaga igaüks iseviisil, vaadeldes seda pidevat liikumises painduvana, kokkutõmbuvana ning uurides selle liikumise mõju meie tervislikule seisundile. Tervendamine käte peale panekuga. Mina teen ka seda. Tervendan ennast ja teisi olen ka tervendanud käte peale panekuga. Sõna tervendamine kasutatakse rääkides energia kannaldamisest, kui tervendaja käed puudutavad patsiendi keha või on sellest mõne tolli kaugusel. Tervendaja aitab suurendada energia hulka kehas, virgutades patsienti vabastama energiablokeeringuid, mis võivad põhjustada füüsilisi häireid. Tervendaja laseb energial takistamatult läbi oma käte voolata. Selles mõttes ei ole sõna tervendaja päris sobiv, sest tervenemise kutsub esile patsiendi enda elujõud. Tervendaja on rohkem muutusi esile kutsuv katalüsaator või vahendaja. Kui puudutame teist inimest kätega, näiteks asetame käed valutavale põlvele või seedehäirete korral kõhule, anname me energiat, mis soodustab lõdvestunud ja tervenenud seisundi tekkimist. Sel moel tervenedes kogeme imelist tunnet, näib nagu täituksime valguse, võngete ja mahedusega. Tagajärjed võivad olla suurepärased, sest me vabaneme füüsilistest piirangutest ja blokeeringutest ning see avaldab meelele kohest rahustavat mõju, aidates meil selgemalt näha oma emotsionaalseid ja praktilisi probleeme, psüühilisi probleeme. Nii, aga siis jätame selle koha peal katki. Et järgmiste kordadeni ilusat